CF Moto Eesti sõidutas mind Tšehhi, Brnosse. Ma julgen öelda, et Ida-Euroopa motohälli. See on koht, kus aastakümneid on ennast proovile pannud maailma parimad motoringraja sõitjad. Aga õnneks või kahjuks ei tulnud meie Brnosse selleks, et põlve maha kallutada, vaid hoopis proovisõidule CF Moto 2 uue ATV-ga 850 ja 1000 tuuring. Esimese päeva õhtusse tehti väike üllatus ka. Ilmselt lähen tegema oma kõige kummalisemat ATV sõitu. Nimelt ATV-ga sõitma Brno Moto GP või siis Brno ringrajale. Meiega tehakse fotosessiooni. Meil on siis siin praegu mingisugune 15 ATV-d. Kujutad nüüd ette, antakse mänguasjad kätte ja siis öeldakse, oota, me sätime ja vaatame. Sa tuled esimest korda proovisõidule, kõik vennad niimoodi sügelevad, aga fototiim, sätib, teeb. Olen ise ju samas olukorras olnud. Räägime siis natuke nendest ATV-dest. See on kolmas põlvkond. Siin ei ole midagi põhimõtteliselt pistmist sellega, et tegemist oleks justkui faceliftiga. 70% sellest masinast on täiesti uus. Uued materjalid, veermik, vedrustus, tänu materjalidele, mis on muidugi tugevamad, jäigemad, vastupidavamad, aga on ka 27 kilogrammi kergemad. 35% suurem vedrustuse käik, 16% võimsam, 17% parem pöörderaadius ja nii edasi ja nii edasi. Elektroonika on tal täiesti uus. Sul on throttle by wire ehk siis juhtmega gaas, sujuvam, ühtlasem ja tänu sellele on ka erinevad sõidurežiimid. Tal on siis olemas normal, work ja sport. Work on kõige sujuvamam, rahulikum, lihtsam nii-öelda sõita. Normalis saad panna suuremaid raskuseid juba taha ja sport on kellad põhja ja masin punasesse. Ta on saadaval kahes erinevas varustustasemes, aga tegelikult on standardis juba kõik oluline olemas. 7-tolline puuteekraan, kergmetall väljed, sõidurežiimid, vints, tegelikult juba väga mõnus ja okei õliamort, kõrgemas varustustasemes siis reguleeritav gaasiamort, 1000 kuupikulisel juba gaasiamort standardis ja mis siis tuleb selles premiumis veel juurde. Standardis on muidugi kõik LED tuled, kellad viled. Jäi lisamata tegelikult, et see teisaldatav veokonks on ka veel standardis peal, siis premiumiga nagu olulisem asi, mis tuleb. Üks asi on refilukuga väljed, aga elektroonika hoopis teine maailm. 8-tolline puuteekraan, seal on siis ka võimalus ühendada CarPlayga ja oluline asi on D-Box, mis siis võimaldab telefonil ja ATV-l olla läbi äpi ühenduses. Sul on põhimõtteliselt olemas kohe GPS-valve, sa näed, kus su ratas on, kus sa sellega oled käinud, ma ei tea, palju kütust paagis on, mis on akulaetuse tase, aga reaalsus on see, et tegelikult on juba standardis põhimõtteliselt kõik eluks vajalik. Premium annab natukene niisugust edevust ja häid asju juurde. Lisavarustust, meeletult igasuguseid pakiruume, nii-öelda neid cargobokse. Tahapakikale saab panna 90 kilo raskust, ette 45, ehk siis on CF Moto enda lisavarustus, korralikult põhjakaitsmed, ma ei tea, mis kõik veel, aga motohobist on siis võimalik veel saada sellist tööks vajalikku asju, sahka, haagiseid, ma ei tea, relvahoidjaid ja nii edasi. Aga mismoodi need masinad sõidavad? Jah, väikse maitse saime täna photoshoodil asfaldi peal suhu, aga homme lähme nendega maastikule. Terves kehas, terve vaim! Enne ATV-dega sõitmist veidi sporti ja sai tehtud palve Brno raja siia meeskonnale ja eriloaga teen hommikujooksu sellel suurepärasel ringrajal, mille ajalugu on 30-ndates, sest siis oli ta 29 kilomeetrit pikk tänavaringrada,
mind õnneks nii palju kilomeetreid ees ei oota. Tänane konfiguratsioon valmis aastal 1987 ja on ametlike andmete järgi 5403 meetrit. Eks vaatame, mis mu Garmin lõpuks näitab. Olen ise korra prognoos käinud MotoGP'd vaatamas. Siin tribüünil istusime aastal 2008 heade sõpradega. Väike mootorrattareis Euroopas. Ja fun fact Brno kohta ja doktori kohta. Valentino Rossi võttis aastal 1996 oma esimese MotoGP võidu just Brno rajal. Valentino Rossi once again takes a totally different line to anybody else. He'll go to the front again, late demon braking from Rossi this time. The youngster, the teenager, ahead of Martinez, and surely he's going to hang on now. This will be his first Grand Prix victory. He's putting away victory at last for Valentino Rossi. Oh, and he almost swipes the wall in his delight. And congratulations all round in the pits. There's Rossi, his first ever Grand Prix victory. He's putting away victory at last. Sõidupäev CF Moto uute ATV-dega. See on jagatud 3 ossa. Asfalt, trial ja siis off-road. Asfaldi rajal on siis võimalik ennast proovile panna erinevate takistuste vahel. Julgemad sõidavad ka 2 rattal, mitte siis 2 tagumisel, vaid 2 külgmisel. Proovida ära manööverdamist, näha, kuidas on pidurdused, kuidas see masin toimib. Ja teisel pool on siis veel lisaks haagisega võimalik, kus on siis vanem ja uuem C-Force kõrvuti. Ja seal on haagisega slaalom võrdsetes oludes, mis siis näitab ära selle, et uuel C-Force'il on 17% kirjade järgi parem manööverdusvõime ja saad aru, et see ka nii on. Meie päev on nii mõnusas loogilises järjekorras. Siin asfaldi peal sai kõigepealt õppida seda masinat lihtsasti tundma. Mis oli võib-olla kõige põnevam oli just eelmise põlvkonna ja siis nüüd 3. põlvkonna C-Force'i võrdlus, kus sa reaalselt tunnetad ära selle, et ühel on trossiga gaas, teisel on throttle by wire, hästi kergelt kontrollitav ja muidugi manööverdamise vahe, mis just siuksel, ma ei tea, haagisega sõidul, aga muidugi samamoodi ka fannimisel teeb sinu elu kindlasti väga palju lihtsamaks. There is a lot of you because you are the biggest group, I think. Please divide into groups of 4 people. Päeva tegevus number 2 on nimetatud trialiks. Meil on tegelikult siukene motocrossi rajalaadne toode siia valmis pandud. Rehvid, kivid, nagu näete, siin ei ole kaua aega vihma sadanud. Julgemad saavad kõik 4 ratast õhku mõnes hüppes, mäest alla, mäest üles, siuksed jommid asjad. Saab siis aimu uue ATV vedrustuse tööst ja tema käitumisest siukstes võib-olla natukene raskemates maastikuoludes, kuhu ju tegelikult iga päev kõik ei satu. Masina taha ei jää midagi, pigem on endal siin kohoones väike. Ma teen nagu väsinud näo pähe. Jah. Marek, meid on nüüd päeva otsa siin solgutatud asfaldil ja läbi poriaukude ja lõpuks siin metsa vahel, aga ühte asja ma pean tunnistama, et nagu krossimehed ütlevad, et siis käed ei ole täis, ma ei ole väsinud. Meil on hea, minul kui CF Moto esindajal on väga hea seda kuulata, tegelikult selle taga on päris kõva töö. Vedrustuse käik 35 prossu pikema töökäiguga, sõiduki pöördiraadius 17% väiksem võrreldes generatsioon 2-ga. Seda sai seal haagisega proovida? Ja eks see lõppkokkuvõttes teebki seda, et kui sa sõidad siukestes pampides ja siukeses künklikul alal, siis tekibki tunne, et sa sõidad lendaval vaibal, mitte ATV-ga metsas. Aga poodi minnes on praegu nii, et saab nii generatsioon 2 kui 3 veel. Generatsioon 2 veel võib-olla on mõned, et ega tasub tulla vaatama seda generatsioon 3 ja koju viima endale. Ennem võib proovida ka. Ta võib kooltakse. Kuule, mõnus, aitäh!